Donald Trumpi poolt Iraani vastu sõjaks antud 6 nädalat on ammu möödas, kuid USA ja Iraani sõja eskalatsioon ainult hoogustub. Täielikult ebaõnnestunud läbirääkimiste ja Donald Trumpi avalduste taustal, et nüüd pole enam mingeid tähtaegu ega ultimaatumeid. Pentagon teatas, et 3. USA mereväe löögigrupp eesotsas lennukikandja USS George Bushiga saabub Lähis-Idasse 35 päeva jooksul. Samal ajal on USA merevägi viimastel päevadel Aasia vetes kinni pidanud vähemalt 3 Iraani lipu all sõitnud naftatankerit, mis näitab, et konflikt üksnes laiendab oma geograafilist haaret. Kuid samas andis Pentagon mõista, et sõda kestab kaua. Seal teatati, et Hormuzi väina täielik puhastamine Iraani miinidest võib võtta vähemalt 6 kuud. Iraan aga juba kiitles, et riigi keskpank sai esimese laekumise NSV Liidult, süsteemid tasu kogumiseks Hormuzi väina läbimise eest. Ameerika Ühendriikides toimuvad samal ajal kummalised sündmused. Donald Trumpi lähikonda kuuluva miljardäri vabastati USA mereväeministri kohalt ilma selgitusteta. Just siis, kui USA merevägi viis Lähis-Idas läbi oma operatsiooni. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke oma kommentaar. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et on juba ilmne, et USA on Iraaniga sõjas pikaks ajaks kinni jäänud, aga küsimus on, kui kauaks. Hormuzi väina täielik puhastamine Iraani miinidest võib võtta vähemalt 6 kuud. Sellest teatasid Pentagoni esindajad suletud briefingul USA esindajate koja relvajõudude komitee liikmetele. See tähendab, et maailma nafta ja bensiini hinnad võivad jääda rekordiliselt kõrgeks pikaks ajaks, isegi pärast rahulepingu allkirjastamist, mida pole isegi silmapiiril näha. Vabariiklased räägivad muide juba sellest, et lisaks majanduslikele probleemidele on nad mures ka võimalike poliitiliste tagajärgede pärast seoses novembris toimuvate vahevalimistega. Samal ajal jätkavad USA oma blokaadi armuti väinas Iraani laevadele. Aga täna sai selgeks, et Iraani tankerite jälitamine on läinud kaugele väljapoole regiooni piire. Teatatakse, et USA merevägi on viimastel päevadel Aasia vetes kinni pidanud vähemalt 3 Iraani lipu all sõitvat naftatankerit. Jutt käib laevadest Deep Sea, Seven ja Torena. Esimesed 2 olid osaliselt naftaga laaditud, 3. aga täielikult. Kokku vedasid need umbes 4 miljonit barrelit Iraani naftat. Samuti võisid Ameerika sõjaväelased hõivata tanker Deria. Laevade jälgimise teenuse Marine Traffic andmetel nähti Deep Sea'd viimati Malaisia rannikul nädal tagasi. Seven oli sealt samas 6 aega tagasi, Torena Lõuna-India rannikul 3 päeva tagasi ja Derea India läänerannikul eelmisel nädalal. Enne seda teatas Pentagon Iraani tankeri Tiffany hõivamisest Indo-Vaikse ookeani piirkonnas. Samuti teatas USA president Donald Trump 19. augustil, et Ameerika sõjavägi ründas ja võttis kontrolli alla Iraani konteinerlaeva Tusko Omaani lahes. See on huvitav episood, ma rääkisin sellest, sest selgus, et see konteinerlaev lahkus Hiina sadamast, kus laaditakse keemilisi aineid, mis on vajalikud Iraani rakettide tahkekütuse tootmiseks. Laevade kinnipidamine toimub Iraani mereblokaadi taustal. USA kuulutas selle välja 13. aprillil. USA alustas Iraani mereblokaadi, kuna Teheran blokeeris laevaliikluse Hormuzi väinas, mille kaudu jõuab maailmaturule kuni 20% naftast ja umbes 30% veeldatud maagaasist. Omakorda blokeeris Iraan veetee vastuseks USA ja Iisraeli pommirünnakutele. Kogu probleem USA jaoks seisneb aga selles, et Iraan on juba ametlikult hakanud Hormuzi blokeerimiselt tulu teenima. Iraani parlamendi aseesimees Hamid Riza Hajibabai teatas täna, et Iraani keskpank sai esimese makse Hormuzi väina läbimise tasu kogumise süsteemist. Eelmisel kuul kiitis Iraani parlamendi julgeolekukomisjon heaks plaani kehtestada tasud laevadele, mis läbivad Hormuzi väina. Siis olid USA-s selle üle väga nördinud ja USA välisminister Marco Rubio ütles toona, tsiteerin, see pole mitte ainult ebaseaduslik, vaid ka vastuvõetamatu ja ohtlik kogu maailmale ning oluline on, et maailmal oleks plaan, kuidas seda ohjeldada.
Kuid lõpuks teatas Teheran varem, et Iraani suveräänsuse tunnustamine Hormuzi väina üle on sõja lõpetamise tingimus. Ja nüüd arutavad Iraani parlament ja kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu plaani selle veetee täielikuks kontrollimiseks, sest on saanud selgeks, et selle pealt saab hästi teenida. Vastuseks suurendavad USA vaid oma sõjalist kohalolekut piirkonnas ja lähevad üle täielikule blokaadile. Kolmas USA mereväe löögigrupp eesotsas lennukikandjaga USS George Bush saabub Lähis-Idasse 35 päeva jooksul. Praegu liiguvad laevad mööda marsruute ümber Aafrika lõunatippu. Neil on sinna sõita jäänud vaid natuke aega. Ja nüüd teatas Ameerika Ühendriikide mereväe juhtkond USS George Bushi saatmisest. Lähis-Idasse vähem kui nädal pärast USA ja Iisraeli sõjalise operatsiooni algust Iraani vastu ning 31. märtsil lahkus laev Norfolki baasist Virginias. Praeguseks märgin asuvad piirkonnas juba lennukikandjad Abraham Lincoln ja Gerald Ford. Kuid eelmisel päeval teatas USA president Donald Trump, et andis käsu pikendada relvarahu Iraaniga pärast Pakistani palvet. Teheranil on aega ette valmistada konsolideeritud ettepanek kokkuleppe kohta. Samal ajal ei nimetanud ta uue vaherahu täpseid tähtaegu. Ja nüüd väitsid Axios ja allikad, et Trump on valmis andma Iraanile veel 35 päeva, et nad saaksid mõtteid koguda. Kuid Trump ise nimetas seda infot võltsiks, kinnitades, et Iraaniga relvarahu või uue läbirääkimiste kuupäeva kokkuleppimise osas ei ole mingit ajasurvet. Ta ütleb, et me ei suru peale, palun, võtke nii palju aega kui vaja, mõelge, võtke aega. Kõik tähtajad ja ultimaatumid on läbi. Samas rõhutas Trump, et USA ei kavatse vabariigi sadamate mereblokaadi lõpetada. Tsitaat Trumpilt. Blokaad hirmutab neid isegi rohkem kui pommitamised. Neid on aastaid pommitatud, aga blokaadi nad vihkavad. Aga midagi toimub siiski Donald Trumpi administratsiooni sees ja see viitab sellele, et Trumpi operatsioon Iraani vastu ei kulge plaanipäraselt. Vaatamata kõigile valjudele asjaoludele ja avalikele avaldustele, esiteks märgin, et Trump ütles alguses 46 nädalat ja Don ütles, me liigume graafikust ees. Juba käib 7. nädal. Sõda jätkub. Aga siin on huvitavaid kaudseid märke sellest, et midagi ei lähe plaanipäraselt. Nimelt sai täna teatavaks, et Ameerika Ühendriikide mereväeminister John Fallon vabastati mingil põhjusel ametist ilma põhjendust esitamata. Ja siin on oluline märkida, et Washington toetub sõjalaevastikule. Iraani merel blokeerimisel, mis presidendi Donald Trumpi lootuste kohaselt nõrgestab Islamivabariiki majanduslikult ja sunnib selle sõlmima rahuleppe tema tingimustel. Ja nüüd lastakse lahti just mereväeminister, kes praegu seda blokaadi läbi viivad. Ja nüüd kõige huvitavam osa. Fallon on miljardär, kellel polnud enne ametisse nimetamist mingit sõjalist kogemust, kuid teda peetakse Donaldile lähedaseks. Ja kui ametist eemaldatakse oma sõbrad, on see selge märk probleemidest süsteemi sees. Kuigi üldiselt on viimastel kuudel Pentagoni juht Pete Hegseth erru saatnud ühendatud staabiülemate komitee esimehe, mereväeoperatsioonide juhi ja õhuväe staabiülema asetäitja. Aga 2. aprillil vallandas Hegseth veel ka armee staabiülema Randy George'i ilma igasuguse põhjuseta. Üldiselt toimub Pentagoni puhastus. See jätkub täpselt nagu USA sõjaline operatsioon Lähis-Idas. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse selle video kirjanduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoidke end, kõike head.